2 noormeest. Sander ja Ranno otsustasid leida Pärnu linnast enda jaoks kõige maitsvama burgeri. Olles varasemalt leidnud parima juustuburgeri Tartus ning ära proovinud ka Tallinna burgerite paremikku, võtsime seekord ette teekonna suve pealinna, et selgitada välja ka sealne võitja. Burgerikohad valisime välja meie suurepäraste Pärnu vaatajate soovitustest lähtudes. Vaatame nüüd, milline burger valitseb talvises Pärnus. No nii, tervist kõigile, oleme oma burgerisaagaga jõudnud Pärnusse. Tehtud on Tartu-Tallinni, et mis meil üle ei pidime tulema Pärnusse. Esimene koht on selline tore koht nagu Tammiste burger. Ranna võib koputada. Tere! Jah, nii hästi meil läkski, mis pole avatud praegu. Talvine aeg arusaadav. Egas midagi üle ei jäägi, kui tuleme suvel tagasi, aga õnneks on näha siin pilti. Õnneks on näha siin pilti ikkagi, burgeri logo, kõik on peal. Välimuse me saame ära anda. Välimus on, kui klassikaline burger võtta, siis välimus on mingi 7-10. Kastet paneks rohkem. Kiirust ma ei oska öelda praegu ja hinda ka ei oska öelda. Aga ikkagi, nagu enne mainisin, mis meil üle jääb suvel tagasi, kui see koht avatud on. Trühvlijuustuburger ja 13 minutit. 13 minutit, aga nagu nimi oli kõige luksuslikum üldse, mida me oleme kunagi võtnud. Hind oli ka seda väärt, 8 eurot, tulid isegi friikad kaasa, ma ei pannud tähelegi, et selline on. Koha nimeks Statka Resto, siin kohe ranna ääres Pärnus. Aga burgeriga on nüüd veidi raskesti. Me oleme harjud sööma seda ikkagi käest kuidagi. Mis me siin vahel on? Tomatid, sibulat korralikult, korralik lihakänsakas, kasteaine, rohelist pandud meile siia ja alt ilust ära pruunistatud kukke. Tõesti hea. Aga ma seda kätte ei hakka võtma, sest tundub tervislik. Tundub tervislik burger tõesti. Aga siit ühe ilusa ampsu saame küll kohe võtta. Peas, et kõik saaks pinnal. On sul seda vaja? Ei ole vaja, mul all kukkel olemas ka siia. Kukkel kõik asjad olemas. Aga olgem ausad, kõik, mis sul siin peal on praegu pihv ja sai. Pihv on väga hea. Juustuburger oli see. Annab mingit sellist juustust maitset, mida juustu on pole varem maitset. Tõesti hea. Aga välimuse võin kohe ära panna, et see serveerimine ja kõik on ju siin väga kõva. Paneme sellise 8-10. Ma ütlen sellepärast lihtsalt vähem meid, et ma ise olin rumal võib-olla, ma ootasin, et tuleb burger nagu friik, mingi asja sees. Paberi sees. Aga las Ranna maitsib ka ära. No nii, lõikasin endale vähe suurema tüki ja proovime. Nii. Tegelikult on väga hea. Ja see maitse ongi minu jaoks 80 jällegi. Ma ka päris 80 nii välimus kui maitse, et sellist asja ootatki siit ja selline asi tuli isegi veidi parem võib-olla kui moodsin. Et päris kiirelt tuli ikkagi valmis selline, kui sa mõtled, alles avati koht 15 minutit tagasi ja suudeti selline asi juba taldriku peale panna. Päris hea ja Essa purksina on see tegelikult. Väga hea. Miks mitte 10? 80, sest minu jaoks on olnud paremaid burgereid. Jah, kõige lihtsam öelda, rohkemate lisanditega mõned ja minule näiteks endale isiklik arvamus on muidugi see 80, ärge keegi südamesse võtke. Minule maitseb juustu rohkem näiteks ja ka kui on erinevaid kasmeid katsetatud rohkem. Ja nii lihtne ongi. No nii, Statka Resto viimane amps burgerist. Nagu välja tuli, ütlesime, et maitse on väga hea, aga võib-olla jääb lihtsalt selline särts või vurst puudu, et saada see 10-10. Aga head isu kõigile. Väga tsiviliseeritud. Väga hea kuivaks ja lihamaiset on väga hästi tunda. Nii, tegelikult Pärnus alati, kui tuled, kõik ütlevad, sa pead käima Stefani pitsat, sööma Stefani pitsat. Meie kahjuks sööme teekord burgerid, aga kes teab, äkki hakkame tegema ka pitsasöömisvideosi. Seda teeb ainult Ranno. Ei tee.
valik on raske. Kõige rohkem kõnetab Bravo Retro, 3 eurot. Sai pihv juust, värske kapsasalat. See on mõnus ja selle me võtamegi, sest seal on ees nimi kirjas Bravo ja Retro ja üks Retro burger on õige burger. Oodame, et ketšupit tuleb palju. On sama mees. Oled ise rahul selle pildi? Kaitseväes voodi peal tehtud telefoni esikaameraga selfie. Täielik kiviraidur. Nii, Bravo Retro burger. 3 minutit. 3 eurot, 3 minutit, ilus. Väga kiire, lähme siia laua taha ilusti. Aga mõnus, meile meeldib, kui on juba pandud see kile sisse. Ega ta suur ei ole, ütleme kohe ära. Suur ei ole, aga sellegi poolest, mis mul juba meeldib, te näete seda saia, te näete õiget pihvi ja te näete õiget burgerikaste. Õige burgerikaste ja see poistele meeldib. Retro burgeri võlu on kohe, see salat kastmega. On juba tunda, et see on hea. Sa tunned, et see on hea, see on üli hea. Nagu juust ilusti. Mis otseselt arugi, mis on nagu vahel. Jaa, see on väga õige retro maitse andud edasi, sellepärast ma pean, võib-olla mõni inimene mõtleb, et kuidas on restorani burgeri sama, mis retro burgeri. Aga see on eri asjad, siin käivad eri asjad siin suus läbi ja ma annan sellega 80 ausalt. 8,5. 8,5 isegi enam ranna, ma räägin, sest sa ei saa võrrelda restorani burgerit sellega ka. Meie proovime anda neid hindeid ja ma võtan kuu ampsu, sest see on nii maitse. Aga tõesti jaa, vahekorrad on nii paigas. Nad ei ole pannud mitte midagi liiga palju, mitte midagi liiga vähe. Suurepärane. Välimus, mis me saame öelda, on niimoodi eraldi pakitud, paneme siin 60. 7 ära nüüd mõnita mees. No lihtsalt, kui ma nägin enne ilusat sellist. Aga ta on nagu ise sees oli täiesti väga ilus. Burger komplekteeritud suurepäraselt. Suurepärane lõpp, pole liiga palju kastet, pole liiga palju salatit. Bravo burger, mõnus kiiramps. No nii, tegelikult leidsime sellise ägeda kohaga nagu 2 pulka, mis on sushi restoran, koht, kus saab sushit osta ja müüakse ka burgeri. Aga nagu teada, Pärnu on suve pealinn, aga siin otsustat meeskond tuleb siia talvel, sest me oleme nii targad, me oleme üks level edasi. Seega on restoran talvepuhkusel. Aga nagu ka mõned loomad on talveunes, on ka Pärnu kahjuks. Jah, väga hästi öeldud. Nii et nagu enne juba mainisime, suvel ehk tagasi. Mis siin on? Poiseine on siin ja nagu aru saan, neid on 2 tükki siin Pärnus. See on praegu kinni, avavad siin kevade poole, suvepaiku. Aru saadav, inimesi käib siin rohkem läbi siis, aga lähme siis sinna järgmisse. Pärnu tõesti head mõtete linn ka see nagu Tartu. Burger shop, tee burger shop. Saad juuksuris käia ja saad burgerit süüa. Sama väär. Jah, ilus, saad süüa. Et seda süsteemi on päris täpselt, ei tea, kuidas see käib, võib-olla seda enne, võib-olla seda pärast. Aga mis on kurb, nagu eelnevate kohtadega, mis on selle Pärnu burgeri video idee, sõnum, paljud kohad on talvel kinni Pärnus. Tulge suvel Pärnusse. Meie tegime väikse vea, aga pole hullu, burgeri kohti ei jätku. Vähemalt ei läinud valesse linna mees. See on tead. Nii olen Pärnu keskuses, kohaks oli Foodstop tänav ja burgeri nimi on Issi burger. Seal oli valikus emme burger ja onu burger, seekord valisime Issi burgeri. Aga juba nagu näha, asju on tõeliselt palju vahel. Aega läks 13 minutit, aga tomat, juust ära suland, mõnus pihv ja salat põhja pandud. Egas midagi, mis ma rohkem jutustan, võtan ampsu ära. Mahu sul äragi. Kuume. Väga palju asju vahel, mis teeb ka selle väga maitseks tegelikult. Ta on väga vaheldus retro burgeri praegu. Ranno isegi naudin, ma saan aru, püüal püsti. Mina ütlen, et välimus on ka tegelikult väga ilus selline 8,5 isegi, sest see suurus, see kokku pakitutus oli väga ilus. Ja maitse on ka 8,5 mul tunne. Annaks 8,9. 8,9 ei tunne. Aga tõesti väga maitse, et mis minu jaoks eriseks teeb, on see juust siin peal. Et vahepeal see juustumaitset üldse ei tunne, aga praegu oli väga mõnus tunne. Siin nii palju asju. Väga palju asju, jah. Nagu pilvelõhku. Ma võtan ka kohe ampsu tead, siin ikkagi nälg juba paljud kohad kinni Pärnust, peame sööma ikka kõik burgerid ilust teha.
siiani on see parim. Tõesti jah, ma olen nõus, tõesti jah. Alexele burgeriga sarnane. Natukene küll nagu. Mõnes mõttes küll, jah. Alexela Tartu burgeriga natuke sarnane, et asjade rohkuse poolest, aga seal oli nagu mingi peekonite värki, muna oli vist vahel. Aga näe, siit on isegi õun välja. See sobis ka väga hästi. Tõeliselt hea burger. See on õun. Jep, ja see sobib. Ja nad panevad tööle kõik need kombod. Nii, burger maksis 7 eurot ja viimane amps Issi burgerist. Tõeliselt hea, et see toidukoht tänav. Nad on pannud nii palju asju siia sisse, aga nad oskavad selle ära maitsestada, et see kõik teeb üheks magusaks, meeldivaks, maitsvaks burgeriks. Tavaliselt, kui pannakse liiga palju asju, läheb käest ära, aga see on perfektne lõpp. Issi burger. Kolm, 2, käib. Nii, pois ja Iine siin samas kaubamajakas 5.50 ja nimeks on kanaburger. Aga nagu näha, juba mõnusalt pandud siia seda kana, tomatit, kastet, juust on see ilusti ära sulatatud. Välimus on praegu väga palju luba, sest me nägime protsessiga peab, kuidas seda tehti. Sellepärast ma võin ka öelda juba, et see on selline teistsuguse välimusega, aga väga mõnus. Ja ma mõtlen kohe 80 ära välimuseks. Tomatit pole kaua aega saanud. Võta paberit. Kanaburgerit pole ma ammu söönud või sellist kana, et kui oled KFC-st või kuskilt, siis on teistsugune. Siin on kohe mõnusalt tunda seda kana maitset. Võtan ühe ampsu veel. See ikka väga erinev kana maitse, kui mina harjunud olen. No. Täiesti teine maitse ju. Aga jah, mõne ütleks, et mingi 70, mis minu jaoks võib-olla puudu jääb, on mingi kiht veel midagi sellist salati kastet või midagi äkki. Juust annab küll, aga midagi annab nagu sellist vürtsikust teravust ka siia. Ma ei oska praegu kahjuks öelda, mida. Sa oled jah see vürtsi vihkaja. Natuke jah. Midagi annab siin tunda, aga mina ütleks, et äkki mingi kastme kiht mul kuskil salaja võiks veel peidus olla. Et tal ju midagi häda pole tegelikult. Halb ei ole. 4 minutit läks aega, 5.50 ja poiseine kanaburger. Valikus oli ka juustuburger, mis oli 3.50, tundub väga hind, eriti kui nii kvaliteetselt tehakse seal. Ja oli ka veislihaburger, mille hinna me praegu võlgu, oli 7 euro kandis. Jah, 7 euro. Et valikut on siin korralikult. 4 minutit, 5,5 euri, teenindus oli hea. Burger nagu, ta ei ole nagu nii, nagu ei lõhke midagi peas kahjuks. Et nagu midagi puudu ja see kana ei ole nagu mingi KFC kana, millega me harjunud olema, aga kaameramees võttis ühe amps ütles nagu, et selline teriyaki kana sugune värk. Et siis nagu sushi või selline stuff või? On või? Ei ole. Jätan välja. Ja nagu Ranno ütles tõesti, et teenindus oli hea, mina ütleks lausa, et teenindus oli super. Nägid, kuidas tegi burgerit, soovis sulle head isu, soovis sulle head teed, soovis sulle head õhtut, soovis kõike head. Ja seda sellise viiruse ajal peabki soovima kõikidel inimestel. Nii et püsige teie terved ja meie sööme burgerid edasi. No nii, meile tuli sisse infot, et üks burgeri koht nimega Piiri kohvik võtab ainult vastu sularaha. Seega võtame sularaha välja, et saaks sealt osta. Õige kood. 000. Ja, ongi lõpp. Piiri kohviku raha. No nii, Piiri kohvik ja sisse minnes on sõnum lihtne. Võlgu ei saa ja kaartimakse ei toimi. Või siis ei toimu kaartimakse. Ja näha, ainult kaste. Burger müüja siis soovitas võtta kas burger topeltpihvi ja munaga või siis lihtsalt topeltpihviga. Me võtsime topeltpihviga, maksis 3.50 ja läks 3 eurot. Aga näha, õige kaste on vahel ja sa näed ühte pihvi ja teine pihv on ka seal tagapeidus, võin kinnitada, nägin. Salajane. Aga siit on küll nüüd see, et
see hakkab löödisema. Ega pihvi praegu ei saanudki kätte. Rahu. Proovi kampsu võtta. Siis ma saan midagi pihvi sarnast ka. Ai, aga juust tuli praegu mõnusalt. Ma ei oska midagi kohe öelda, sest ma ei saanud veel pihvile kätte. Ma panen ühe ampsu, ma enne ei saanud. Äkki nüüd tuleb see. Lägaburgerite kuningas siin Pärnus kohe kindlasti praegu. See on 100% öeldud. Ja minule lägaburgerid maitsed tegelikult. Ta on õige lägaburger. Siin on kastet, siin on salatit, siin on topelt pihvi. Nii et minule maitse väga hästi sobib. Ma pean nüüd veidi puhastama ennast. Siit kastet ja. Seda peab sööma nagu ikkagi inimlikult. Ärme nüüd kõike ka täis läbusta. Ma ei saa. Ma sain jälle saia enda. Aga tuleb seda lägapurks, jah? Päris hea läga on see. Ei, absoluutselt. Ja hea läga. Maitsed on paigas, nagu ütleme, salat on paigas, kaste on paigas. Maitse ongi selline 6,5–7, ütleme. Sinna kanti ju. Ega mis sa siis lägapurksis rohkem tahad? Head kodused pihvid on. Ja head kodus pihvid, väga head pihvid on. Et tegelikult 3 minutiga ja maksis ju 3,50. Saad topelt pihvi endale koos mõnusa kastmega. Inda väärt, aega väärt, selles suhtes piirikohvik. Kui tulete, siis võtke sularaha kindlasti jaasa, ärge seda unustage. Ja ongi mõnus, Siin välimusel, mis sa saad anda 6-10, ega siin midagi erilist ei ole, kastet oli väga palju. Aga jällegi, inda väärt, aega väärt, nii et head isu teile. Jah, selge. Nii, koha nimi on Rähni kiirtoit. Küsisin teenindajalt, mis on kõige armastatum burger, mida tellitakse, öeldi kindlalt peekoni burger. Nii et mekime selle ära. Maksis 3 eurot. Oh no! Nii, viimane koht meil siis Pärnus oli Rähni kiirtoit, peekoni burger, aega läks täpselt 5 minutit. Kui ütled peekoni burger, siis näed seda lägast, mõnusat kastet ka siia. Me peame sööma väga ökonoomselt, seepärast, et meil ei ole paberit praegu rohkem. Nii et ma võtan väga ettevaatliku ampsu. Okay. Ma söön nagu inimene esimest korda burgerit siin videos. Kohe saab kõik kätte. Kus peekonit ka tunned, jah? Tuli. Okay. Teine paber on sulle seal, kasutu hoolikalt. Siin on midagi tumedamat ka. Ja, see on peekonis, see on sibul grillitud. Aga mis ta välimus on? Välimus on sama, mis selle piirikohvik omaine. 6-7-10, ärme seda hakkasin liialdama. Aga mulle maitse väga meeldis. Kui jõudsid selle grillitud sibula ja peekoni juurde ja mõnuna selline grilline kaste. Mul nüüd see kaste nimi tuli kohe meelde. Ongi grillkaste. Magusapu, mis ta on? Grillkaste. Vaatad, maha nüüd ei lähe. Aga mis selle burgeri eripära praegu on kastmete küllus. Ei ole ühte ainult kastet pandud, sul on siin sees veel, leiad veel uuemat kraami, näe. Sul tuleb siit uut kraami välja. Ei ole ainult seda burgeri kastet laotatud ja tuleb ka peekon hapu kurgiga ilusti esile. Nüüd sain õnneks juba normaalsema ampsu võetud ka. Ma ise olen peekoni purksi sõber. Ja maitseks ütleks 8. Ilus number ja ma ei saa isegi vastu vaielda. Täna on üks erilisemaid burgereid, sest kastmeid on mitu ja peekon seal vahel sobib väga hästi. Lihtsalt sellise, mul on raske sõia seda, sest kogu aeg valgub seda kastet siit välja. Suu läheb lihtsalt kokku, seda tilgub välja. Proovi süüa nii inimlikult, kuidas ma arvan, et ma olen lihtsalt nii rumal, et ma ei mõista seda süüa normaalselt. Nii et kõik inimesed alla kommentaaridesse kirjutage Rannole. Kuidas süüa burgeri? Vaata, et saapa peale just ei kuku. Keegi ei näinud seda. Beekon. Olemas. Aitäh, Pärnu! Väga mõnus oli Pärnus. Suurepärast burgerkohad.
tõesti on suve pealinn, küll me tuleme suvel tagasi. Lemmik burger. Kõige parem burger oli siis see Issi burger tänava toidukohast, mis oli seal Pärnu keskuses. Mis seal erilist oli? Väga palju erinevaid maitseid, isegi korralikult pandud salatit, mis ei teinud halvaks seda. Ei olnud kastet üle pandud. Pakitud oli hästi, suurus oli väga hea, hinda väärt, aega väärt. Jah, ja järgmine kord näeme Narvas. Mina rohkem burgerid ei taha.